Tere kõikidele vaatajatele, kuulajatele. TV3, K3 teevad siis väga huvitava projekti MMi raames, kus siis kõik 104 mängu K3-s on vaadatavad, mis on ka meie podcasti nimi. Mina olen German Ava, minuga siin Andre Repson ja Tõnis Pärna. Tere mehed! Tere hommikust! Küsimus esimene kohe väga lihtne. Kes tuleb maailmameistriks? Nii lihtne, kohe alustame. Ma arvan, lähme kohe asja juurde. Kuna mul Argentiina inspiratsiooniga särk, siis Brasiilia tuleb meistriks. Niipidi. Eks need variante on palju. No särk ju reedab ära, Tõnis, kes tuleb maailmameistriks. No Mehhiko muidugi, südamelähedane meeskond mul, aga maailmameistriks neid ennustada ei julge. Aga kui ausalt hakata rääkima, siis ikkagi kaldun Hispaania poolne. Isiklikult jään oma juurde siis nagu Speed ütleks. Aga tänane episood siis tuleb pikem. Võtame, ma arvan, kõik kolmekesi siin need kõik alagrupid läbi. Vaatame, kes võiksid edasi minna, kes on turniiri suurimad superstaarid, ebaõnnestuvad, et ma arvan, et sellist tempos me läheme. Alagrupp siis turniiri avamäng on ju Mehhiko Lõuna-Aafrika Vabariik aastal 2010. Lõuna-Aafrika Vabariigis oli see samuti ju avamäng, nii et mis on teie ootused avamängust? Avamängust, mina isiklikult arvan, et Lõuna-Aafrika läheb päris keeruliseks. Esiteks juba see A-alagrupp on üldse huvitav, mängivad kõrgmäestikus ja ma arvan, et Mehhiko kodupubliku ees esimese võtab ära, aga ega midagi nagu väga lihtsalt ma sealt neile pigem ei ootaks. Mehhiko fänn Tõnis, mis sina arvad? Ma arvan, et siin alagrupis eriti küsimusi pigem ei ole, et Mehhiko kodupublik just et see fännid on ikkagi täitsa pöörased seal, legendaarne Azteca staadion ja nii edasi. Iseenesest Lõuna-Aafrika üle on hea meel ju, et viimati, kui nad olid MM-il, siis nad olid korraldajama, said selle õiguse, aga nüüd nad ikkagi ise võitlesid ennast tagasi areenile. Ja täitsa tore 2010. aasta kordas, ma arvan, meil tulemas on ja seal enne mängu ju väiksemad sorti tseremooniad lähevad käiku, suurejooleline algus, nii et ma arvan, tuleb täitsa mõnus jalgpallipidu. Ja mõnus nostalgia kahtlemata. Lisaks veel neile on alagrupis ju Lõuna-Korea ja Tšehhi. Et kui me peaksime nendest 4 valima 2 meeskonda, kes edasi lähevad, siis kes need olla võiksid? No minu jaoks, mina arvan, et kuigi Mehhiko alustab seda viisakalt, siis lõpuks Lõuna-Korea võidab selle grupi. Ja lihtsal põhjusel ma arvan, et Mehhiko ei ole päris nii kvaliteetne, kui seda nagu ennustatakse. Nad on päris suured soosikud küll grupis, aga ma ei tea, minu jaoks veidi keeruline, neil on väga palju vanu mehi, kes enam ei ole nagu top tasemel mängimas ja ma arvan, et Lõuna-Koreal on tegelikult päris palju sellist kokkumängivust, sellist vinget töötahet ja kuidagi mina usun, et nemad selle grupi võidavad. Mehhiko, ma arvan, et pääseb küll edasi teisena. Me teame, seal on õhus ka 3. koha edasipääsu võimalus ja ilmselt ikkagi tšehhid vähemalt võtavad selle ära, aga ma veits kahtlen, et jah, Mehhiko võidab ja keeruline on näha ka seda, et Lõuna-Korea Lõuna-Aafrika Vabariik edasi saab, aga jah, siuke suht võrdne võitluslik grupp, nagu oleme palju näinud, et need grupid, kus on korraldaja maa sees, seal läheb korralikuks madinaks. Ja, sel turniiri siis 8 parimat kohta pääsevad ka edasi. Tõnis, mis sa arvad? Et sa ikkagi usud ju Mehhiko top 1 grupas? Ma pigem küll, ma arvan küll, aga jah, Lõuna-Korea, Tšehhi on selline võrdset teitlus. No Andre siin rääkis, ütles, et Mehhikol pigem juba esimeses nooruses suuremad staarid ei ole, aga samuti Lõuna-Koreal ju ka suurim mängumees Heung-Min Son ju ka nüüd enam maailma kõige noorem mees ei ole, mängib nüüd MLS-is Ameerikas. Samas Pind on ju talle tuntud, teab, kus mängida. Jah, seda küll, aga ma arvan et Tšehhi ju ka igati selline sitke ja kõva meeskond, kõva võitleja hingega seal eesotsas Toomas Šušekiga, ma arvan, keskväljakul, kes hakkab dirigeerima seda asja, et tõesti, see on mõne grupp. Et paraku ma arvan, et oleme siin ühel meelel selle. Aga ma ikkagi ei tahaks Lõuna-Aafrika Vabariiki veel maha matta, et ka nemad, ma arvan, on sitked võitlejad ja võib-olla need temperatuurid võiks ikka neile ju soodsad olla kokkuvõttes, aga keeruline. Tegelikult ma arvan, terve turniiri jooksul, vähemalt Mehhiko mängudes domineeriv on see, et mängitakse väga kõrgel 1500 meetrit merepinnast, need mängud, mis on Mexico City's, see tuleb täiesti pöörane ja nägime neid USA temperatuure ka, ma arvan, et seal ei saa Tšehhil lihtne olema. No mitte kellelgi Euroopas, ma arvan, ei tule lihtne. Euroopas aitsidel, ma arvan, päris raske.
aga lähme B-alagrupi juurde. Kanada, Bosnia, Katar ja Šveits. Ka Eestil väike märk on küljes seal, väga lihtsal põhjusel, kas mitte 2-3 aastat tagasi ei mänginud Promis David Eesti 3. liigas, nüüd lööb väravaid Belgrade liigas ja Kanada koondises, et kuidas Promis Davidil läheb MM. Mis te arvate, kui palju reaalselt siis Promis nagu mänguaega saab, et arvestades seda, et tal just vigastus oli? No ma loodame muidugi, et me saame. No maavõistluse mängus ta väljakul käis. Nii palju, kui ma olen kuulnud jutte, siis tegelikult ta alguses nagu mänguolmist polnud, aga ikkagi on ta kokku lapitud selleks, no tema jaoks on see eluturniir. See on Kanada jaoks eluturniir. Ma tahaks loota, et ta ikkagi teeb tegusi seal või mis sa arvad, Andre? Ma ei tea, mulle tundub, et 75 minuta sisse tuua tundub nagu hea idee. Kui sul on vaja kaitset lahti murda, panna big boys kasti, kelle suunas saab nagu Sandersi toppida, sul on Folsom Davis, kes seda nagu väga hästi teeb. Seda ma nagu näen, ma ei usu, et on variant, kus nad Jonathan Davidiga koos mängivad. Pigem vist keeruline. Kaks ründajat ja õieta panna. Nojah, aga siis sul kaob see B-variant ära, pluss ma ei tea, nagu kas Promis on täna võimeline sellisel tasemel mängima algkoosseisust vigastuse peal. Pigem veits kahtlane minu jaoks. Keeruline, jah. Aga edasi Kanada läheb? Läheb, ma arvan, et läheb. Ma arvan, et suht sarnane grupp tegelikult ju B-alagrupile, kus ikkagi kui esimesse poti tuleb see korraldaja riik, vaata, siis see segab neid kaarte korralikult. Ma usun, et Šveits küll läheb edasi esimesena. Ikkagi nad on päris viisakalt suurturniiridel mänginud ja neil on nagu tipptiimides mehi suht palju. Kanada teine ilmselt minu jaoks. Aga Šveits, et alagrupist nad reeglina edasi purjetavad, aga jäävad ikkagi alati toppama kuskil seal 16 paremas ja seda potentsiaali ju tegelikult on, aga Šveits kunagi ei täida oma neid ootusi. Et me teame, Šveits 2010 MM võitis avamängus Hispaaniat. Lõpuks Hispaania tuli maailmameistriks. Et Šveits on ikkagi, ta on ka siuke veerandfinaal, oleks nagu lagi, ma arvaks. Pigem 80 finaal. Meeskondlik sats, vaata. Kõik on nagu üsna sarnaste tasemetega, nad on, seal ei ole nagu väga suuri egosi, aga no nüüd on vaat see, et jällegi Shigirit enam ei ole, on ju, sel turniiril kaasas. Kranitšaka on kaptenina. Kranitšaka on näidanud see hooaeg, kuidas ta Sunderlandis ka väga hästi mänginud. Tõstab nagu teiste meeste taset päris korralik. Aga Katar meeskond, kes eelmine MM ju langes välja ja nüüd tulevad väga suurte ootustega enda meelest turniirile, et aga me pigem oleme pessimistidist. Meeskond, kes väidetavalt maksis kinni kõik ja hakkas Ecuadori keerutama esimeses mängus eelmine korda. No ma arvasin küll nii toona, aga ei läinud nii. Ma ei tea, suht keeruline on näha, et nad nüüd mingi megatulemuse teeks. Kas jäävad 0 punkti peale? Ma seda ei usuks, ma arvan, et Bosniaga lootust on. Bosniaga on lootust äkki. Kuidas sa ise arvad, Edin Dzeko tassib siit kuidagi Bosnia läbi? No see oleks vinge lugu, mida vaadata Edin Dzeko poole, et kas ta mitte ei ole sama nagu Cristiano Ronaldo, on ju, et ka temal viimane tants seal, et vaatame, kuidas see Dzeko tantsima hakkab, et oleks ju äge näha, et seal Bosnial on see Karim Begovic, kes on ka ikkagi väga lootustandev mängija, et Bosnial on oma tõenused, aga jah, Šveits, Kanada lähevad edasi, ma ütleks siis kindlalt. Ja... Arvad, et selle grupi 3. saab edasi? Jah, samas ka keeruline võib-olla, kui jääb viiki seal Katariga Bosnia, et siis on keeruline. Aga selle grupi võitja läheb kokku siis esimese A-grupi teise kohaga. Just. Ehk siis, mis sa arvad, kumb siit 2 korraldajat lähevad kokku või? See oleks päris äge. Ja kui lähevad omavahel Mehhiko ja Kanada kokku? No mina ennustaks Kanadat edasi, siis sel juhul. Ma arvan, Tõnis jääb Mehhiko vaati. Mulle tegelikult Bosnia täitsa sümpatiseerib ka, et selline kõva võitleja hing ja milline legend Dzeko seal on, et tema kindlasti annab kõvasti juurde. No ma ei tea, kui palju ta nüüd mänguliselt seal ikkagi annab, aga see tema olek, just see aura, et ma arvan Bosnia seal hakkab. No nii kliinilist mängi, et Bosnia ma arvan pole kunagi ette näinud, kui Dzeko on. Aga Mehhiko Kanada, kumb edasi läheks sealt? No väga võrdne. Tõesti, seal on nagu 50-50, ma ütleks. No õnneks meie neid asju veel ära siin otsustama ei pea. Jah, Mehhiko mängib selle mängu kodus, kui nad võidavad oma alagrupi. Aga kodus. Kui Mehhiko võidab favoriidid, aga kui läheb nii, nagu mina arvan, siis seda ei ole. Nii. Kas läheme see alagrupi juurde? No lähme. Meil on asjad B-s. Maailmameistri grupp siis ühesõnaga. No, Brasiilia, Marokko, Haiti, Sotimaa. Seal on favoriid või varianti isegi mitu või? No, ma arvan, et 5-kordne maailmameister Brasiilia võiks olla ju selge soosik. Carla on Selotti koondise peatreener. Ma tean, meil on siseinfot, Andre, sina Brasiilia jalgpalli väga palju jälgid. Mis seis on Brasiilia jalgpalliga?
Brasiilia jalgpalliga on sama seis, mis seal alati on. Noored mängivad, noored talendid müüakse ära, vanad mehed tulevad tagasi. No me teame sellest Brasiilia koondises on tegelikult väga palju ju viimasel ajal Euroopast ära läinud mehi. Fabinhod, Paquetad, Aleksandrod. Seal nagu, kui sa paned selle satsi paberile ja sa hakkad positsiooniti vaatama, siis nagu tundub päris tumine sats. Kui sa vaatad seda eesliini, eile sai ka arutatud, et sul on Igor Thiago tipus, mees, kes lõi 20 väravat Brentfordis. Sul on Rafinha ühel äärel, sul on Vinicius teisel äärel. Sa saad 10 peal mängida Kunjat. Sul on väga, väga viisakas keskväli, sul on, ma ei tea, mis teie arvate? Kas sa Hendrikut põhisse ei paneks? Mina ei paneks. Saad pingilt. Aga Ründalin, jah. Kui sul on keskkaitsepaar Marquinhos ja Gabriel Magalhaes. Jaa, aga sa olid ju kriitiline Aleksandr osas. Äärekaitse on selline koht, kus võib vahepeal. Aga see ongi Brasiilia järgi lüli. Brasiilia see moto ongi ju, et te võite lüüa palju tahate meile, me lööme ikka rohkem ja ründalin on ju väga võimas ikka. Palju sa lööd, kui väravas on Alisson, sul on kaitseliin Marquinhos ja Gabriel Magalhaes? Ma räägin. Isegi kui see Aleksandr on vanema seas härra, siis... Aga me arvasime seda asja ka 2022, kui Horvaatia nad oli lükkas näiteks. Aga siis ma ütleks, et täna on ikkagi mõlemad keskkaitsed minu arust nagu oma tipus. Nii, mis on Brasiilia lagi? Brasiilia lagi? On neil lage? 6 MM-tiitel? MM-tiitel, jah. Mis oleks Brasiilia puhul ebaõnnestumine? Ükskõik, mis peale selle. Kui sa mõtled kohaliku... No just, aga ma mõtlen sinu... Üks brasiillane ei ole rahul finaalis kaotas. Ei, muidugi mitte. See on nende jaoks jällegi turniir, kus nad peaks võitma. Jaa, aga võib-olla Brasiilia kasuks just rääkibki see, et neid pingeid ei ole nii palju peal, Nesti räägitab ja number 1 soosikuteks. Aga vaata, see aitab. Ma arvan, see aitab, et nagu tegelikult... Ma arvan, Ancelotti, vaata, Brasiilias on alati see olnud ka, et nad vahetavad treenerid ülitihti. Sest treenerid lähevad meediaga tülli ja seal hakkab see nagu katkumine peale, neid nagu kogu aeg seatakse küsimuse alla nende otsuseid, kus sul tuleb nagu Ancelotti CV-ga mees, kes sa ei saa spordiajakirjanikuna väga hakkama küsima, et mis mees see meil nüüd on ja mida ta on teinud, et siia jõuda. Siis see võtab seda survet maha, inimesed mõtlevad, kas kritiseerida, millal. Kusjuures Brasiilia kvalifikatsioon ei olnud väga edukas. Ei olnud, on seal Otti seal ja ei tulnudki kõige suurem hooga peale, aga me pole ühest meest rääkinud ja see on Neymar Junior. Nii. Mis on tema roll Brasiilia koondises tänasel päeval? Maskott. Joogipoiss. Ma kahtlustan küll. No ma ei usu. Ma arvan, et riietusruumis annab juurde, kuigi teisi ta ei ole nüüd ju 3 aastat koondises olnud, ma ei tea, kui enamus noored poisid. Pigem muidugi Neymari iseloom on selline, et ta võtab ära riietusruumis. Kas ta on koondise kapten? Ta on nagu siuke ikkagi, ütleme siis heas mõttes diiva. No nägite, uus soeng oli päris kena ju. Kule, Tõnis. Oota, aga... Et soeng on väga kena. Mäletate seda mängu Brasiilias, kus ta Santosest välja vahetati? Ja kus oli vale number. No see läks probleemiks jälle. Mind üllatas Ancelotti valik ta kaasa võtta. Ma arvan, see lihtsalt ongi nagu riietusruumi heaolu nimel. Oli seda Neymari vaja. Kui ma küsiks sult, et kas võtta kaasa Neymar või Joao Pedro, no ma teadsin, et see Joao Pedro nimi läbi käib. Mees, kes välja jäi. Seal oli see surve nagu, kas Ancelotti tundis seda survet nii palju välja? Ma ei usu, et Ancelotti seda survet on. Ma arvan, et Ancelotti on niivõrd kaval mees, et ta nägi, et mul nii või naa on teised mehed esimeses plaanis. Ma ei hakka kaasa võtma meest, või nagu mitte võtma meest, kes tooks mulle surve peale. Võtame ka seda. Ja Joao Pedro võib-olla ei mängitakski nii palju. Ma küsin sult Neymar paremal äärel, jah? Ei. Kus? 10 peal ainult. 10 peal. Ja seda Ancelotti tõi välja ka, et ainult 10 peal saab teda mängida. Mängiksid Kunja asemel teda? No mitte põhimehena. Hendriku asemel. No Haiti vastu võib mängida ju. Ma arvan, Neymari algkotse koht on Haiti vastu, kui ta on terve. No ma arvan, sellisele jalgpalli üldsusele ju ka ikkagi Neymari kaasamine on ikkagi positiivne, ta on nii suur nimi, ta on nii suur karakter. No ta on ikoon. Ma arvan, need FIFA bossid ja need on ikkagi rahul, et nagu kui klubid MM-il ju eelmine aasta nägime, kuidas ju Miami Inter ju võeti turniirile puhtalt Messi pärast, siis Neymar on samasugune nimi, kes ikkagi need numbrid ei plakke tõmmata. Nii, aga teised riigid. Marokko, Haiti, Šotimaa. Ma korra küsiks veel Brasiilia koha pealt. Okei, me rääkisime, et äärekaitse on murekoht, on ju. Neil on nüüd tuli ka välja, et Wesley on katki. Ja nad tegid vahetuse. Toodi Ederson. Toodi. Kas neil on mingi variant kedagi keskvälja meestest mängida paremas kaitses või? No, neil ei ole päris sellist Portugali võimekust, et Vitinjat või Neves sinna panna, on ju, või Uruguayl Valverde, et seda neil päris pole, et Casemirot saab parem... Ancelotti on varem teinud seda, nagu sa mainisid, ta on Valverde. No, ta on, aga sa ei pane Casemirot right backi. Nii, kas sa paned panna Kimaregi right backi? Pigem mitte, aga... Ja mängitav. On sinna vaja kedagi panna üldse või?
no pigem on, selles mõttes, kui sa see ei ole, mõtled, see on ikka hüpoteetiline. oota, aga kes praegu on, kas ongi Danilo Aleksandrov on äärekaitsjad? aga mõtle sellele, et kui sul on nädal aega enne turniiri su parem kaitse, kes me arvasime, et alustab, saab vigastada ja sa tood asemele Edersoni. Mulle see näitab, võib olla mingi lüke, seal võib olla mingi lüke, et pane keskelast. isegi kui sa mängid Aleksandrot, sa tooksid back-up'i temale. Aga ta nagu on kuidagi läks seda teed. Ta teab midagi, mida me ei tea. Mul on ka kahtlus, et seal on midagi valmis küpsetatud. No Ancelotti ju võib öelda, et üks maale parimaid just selle man-management'i poolt. 100%, ma arvan, seal pole varianti. Vinicius on ju öelnud ka, et tema on isa figuur ja kui Vinicius on õnnelik, siis ta mängib hästi ja eks ta, ma arvan, ohjeldab seal Neymar ja kõiki neid ka. Et ja mitte kunagi, kui ma nüüd ei eksi, ei ole ju MM-i võitnud koondis, kelle peatreener on kuskil mujalt pärit. Ja nüüd võib-olla Papa Carlo, kas saab hakkama sellega. Mulle isiklikult ka Brasiilia nagu meeldib, et ma ei alahindaks neid, et nad võivad, ja pluss, kui viimati oli 94 USA-st Brasiilia võitis. Nii et see kliimafaktor ka, nad on harjunud selle võrgu kuumusega ja seal see võib ikkagi päris suurt rolli mängida. Aga ma ei usu. Ma ikkagi ei alahindaks, et neil on ka ründaja, kes suudab väravaid lüüa. Igor Diago. Ja mitte penaltitest. No aga neid penaltit tuli ka päris palju ju. Jaa, aga nagu sa oled näinud neid mänge palju, ta on alati kastis. Muidugi, ta on väga palju võimalusi. Ta on hea poiss. Aga nagu see tekitab juba ruumi teistele. Ei, no ta on kindlasti parem kui Richarlison. Ma küsin korra sinult, mis oleks Brasiilia nagu lagi sinu jaoks? Mina näen neid maksimum poolfinaalis. See tähendab maksimum poolfinaal. Kuulsin, et sul olid ka jutud, et varem lendavad välja. Oli ka siuke tõenäosus, jah. Aga kui ma peaks nagu täieliku lahe, siis poolfinaal. Okay. Aga muidugi ma imestu, kui neil hästi läheb. No teised riigid, no Haitile ma arvan, Brasiilia paneb 5, võiks panna ju. No alustame kohe jõuliselt muidugi. Ja Maroko ja Šotimaa on nagu riigid, kellega võib-olla läheb raskemaks. Kas me sellel oleme nagu ühel arvamusel, et Maroko ja Šotimaa mõlemad lähevad edasi? Kõik võidavad Haitit. Jah. Sest me eeldame, et 3 punkti enam-vähem tähendab, et sa saad edasi. No üle 66% oli tõenäoliselt, kui sa saad 3 punkti selle edasi, jah. Et Haiti jääb 0 peale, ma olen üsna kindel, veendun, jah. Põhimõtteliselt, kui Maroko ja Šotimaa mängivad omavahel viiki, siis mina arvaks, et nad on mõlemad edasi. Aga kui te valima peaks nendest 2 teise koha? Maroko. Ma arvan, Maroko üldse turniiri kontekstis on üks must hobune, et nad võivad kaugele purjetada. Eelmine MM nad jõudsid poolfinaali ja põhivõtmemängijad on ju, kes olid seal Kataris, on praegu olemas, neil on see kogemus. Nad on valitsevad Aafrika meistrid, küll õnnega jah. Aga ikkagi kvaliteet on, Maroko on ikkagi väga, väga kõva tõusu teinud. Aga Maroko poolel tuleb meelde seda, et neil on väga palju ärakukkujaid praegu, et juunikuus on olnud väga palju ja treener on ka väga mures olnud, seal riik on selle pärast mures olnud, et ma ei tea, ma annaks Šotimaale väikse eelise enda puhul. Aga Maroko on samamoodi Aafrika meister, nagu kes iganes need aastad dopinguga vahele jäänud, kes Lance Armstrong. Nii on. 3 kuud hiljem tiitleid võita, no see on ka, aga neil on mingid vigastused ka vist? Ja neil on neid vigastusi seal vasakus ääres. Põhistaarid on ikkagi olemas. No me teame, Hakimil on olnud tegelikult tervisega mured. Ta oli ju finaali eelkaitse. Tal on terve hooaeg selline sisse-välja sealt koosseisust olnud. No Šotimaal ju Billy Gilmore. Esimene turniir väga pikka aega on ju. Ja nad on taas tagasi, aga jah, Billy Gilmore ju ka sai sõprusmängus igastada. Aga noh, nende A ja O, Scott McTominay, Andy Robertson. Seal on ka, see on ka siuke last dance vibe'iga sats, et John McKinn ka. Robertson on ju. No ma ütleks McKinn ja McTominay on väga korralik keskväli. Mina paneks Šotimaale ja kaardisin Maroko vastu. Südikas võistkond mängivad täiega. Nii et siit aegruppist lähevad 3 meeskond edasi. Ma arvan, et siit lähevad 3 edasi. Ja Brasiilia 9 punktiga. Seda ma ei usu. 7-ga. Seal tekib see variant, et kui sa oled esimesed 2 võitnud ja sul on esikoht kindel, siis sa ju ikkagi annad Neymarile mänguaega ja Edersonile ja... Eks sellest esimesest mängust sõltub ka, Brasiilia mängib Marokoga kohe nüüd varsti, mõne päeva pärast, et... Meie MM avastuudio tuleb ka sealt. See esimene mäng saab põnev olema kindlasti, et kuidas seal läheb. Nii. Haiti 0 siis? Haiti 0 punkti, võib-olla 1 värav. No. Võib-olla. Oleks ilus. No või jäävad 0 peale. Keskmine või eeldused on 1,5. Ja oleme kursis. D-alagrupp, USA, Paraguay, Austraalia, Türgi. No, kas 3 korraldaja riiki lähevad edasi? 3 korraldaja riiki lähevad edasi, jah. See põhimõtteliselt ju tegelikult need grupid on tehtud selliselt, et eelis neil on. Aga mitte ükski korraldaja riik ei võida oma gruppi. See on see grupp, millest ma tegin... Oled kindel või? Jah, päris kindel. Täiesti kindel? Ei, täiesti kindel ei ole. Ma olen kindel, et Haiti ka 0 jääb. Mina olen sellest päris kindel.
oled? täitsa kindel võin öelda, et Haiti jääb 0 peale, aga USA läheb edasi, ma olen kindel, et Türgi läheb edasi. Aga no Paraguay meeskond, kes 2010 jõudis kas veerandfinaali meil on ju. Kaotsid Hispaania. Ja Hispaaniale. Mullu selle võit ei ole nii siis. Uut tõusu tegemas, pikalt oli teemal. Ja mis me Austraaliast arvame? Eelmine kord edasi, mängisid Nad kaotsid napilt ju Argentiinale ju, tegelikult mängisid väga okeilt. Läksid äkki Prantsusmaa vastu juhtima mängu? Jah. Vaat see ongi siuke saits, kes nagu päris tihti nad tulevad kohale, nad teevad oma töö, me keegi väga ei fokusseeri nende mängijatele. Nad mängivad kohalikes liigades, kvalifikatsioon on mingi kummaline Aasia qualifier, kus nad mängivad riikidega, kes pole neil lähedal, vaata nad tulid ju Okeaaniast ära ja siis muudeti kogu formaati, et aastaid Okeaania võitja pidi mängima play-offi. Just. Nad läksid ära ja see tähendab, et ilmselt nagu Uus-Meremaa on nüüd igal MM-il, mis edasi. No ei ole võimalik, et neid ei ole seal. No, Tahitid ja Fidžid neid keerutama nagu jah. No küll me ühel päeval äkki näeme neid seal. Ma ei tea, minu jaoks seda gruppi nagu vaadates mulle tundus, et Türgi võiks selle grupi võita. Jaa, Türgi noored superstarid Kenan Yildiz, Arda Küülner. Ma ise ennustan, et Kenan Yildiz... Priivikud mulle või? Ei no ma olen sinu seda ka näinud, aga nii. Salanoglu ka kindlasti on seal keskel. No muidugi tema on see... Turkoglu on neil on ju. Ja neil on... Neil on, vaata need... Kvaliteet on kindlasti Türgi, ma arvan, jah. Kui me mõtleme viimastele aastatele, siis neil on olnud nagu vananevad staarmängijad, veteranid, kes on väga top tasemel, väga heades klubides. Aga noori pole erinenud, jah. Puudu on ju. Tänaseks, me ei tea, kui palju te Juventust olete näinud, aga Kenan Yildiz. No kui kedagi Juventus vaadata, on Kenan Yildiz just. Et teda ju Euroopa tippklubid ammu jahivad sealt Juventust ära ju. Kui ameeriklastel on see jutt olnud siin õhus, et oi, kuidas meil Weston McKinney on top mängija, siis kui sa mõtled Juventuse koha pealt, Yildiz on nagu täiesti teise... Yildiz oleks maailma parim jalgpallur USA meelest. Siis oleks ta top 5 mängijaid. Ballon d'Ori 5 tükki juba, ma arvan. Ei, Kenan Yildiz on uskumatu mängumees, ma arvan, et ta võiks olla... Vaata, ülitugev jooksja on ju palliga ja pluss sul on Arda, kes neid sööte leiab. Mina arvan, et Türgi nagu... Ma arvan, võidad alagrupi. Ta võib täitsa musta vabusa rolli seal üldse. Aga kas kliima sobib Türgile? Plus 31 USA-ga mängida. See on ka peetsa palav ju. No aga türklased ei mängi Türgis. Türklased ei mängi Türgis ju. No ameeriklased ei mängi ka Ameerikas. Seda ka. Selles mõttes, et kui mõlemad mehed mängivad Itaalias, siis ma arvan, pole... Vaata, USA-s on vähemalt see, et sul ei ole seda kõrgmäestikku. No USA eelis, mis see ka, seal on need kõik staadionid on ikka väga korralikud ka, on ju. No loodetavasti ja paljud on katusega, kus mängitakse, on ju. Aga... Seal võib-olla Euroopa võistel on vähe lihtsam. Kas mina olen nagu enda jaoks selle grupi paika pannud? Mul on Türgi, USA, Austraalia, Paraguay. Täpselt. No mul on Paraguay kolmas. Paraguay ja viimaseks seda ma ei usu. Aga kas sul see TLMM finaalturniirile tegi sulle väikse propaganda või? Paraguay on korralik sats seal, endine Njuka vend. Almiron hakkab seda asja vedama. Miguel Almiron. Aga sa arvad, et nad on nii palju korralikumad kui Austraalia? Ma usun küll, jah. Okay. Ma arvan ka. Selles ma nii kindel ei saa. Austraalia ikkagi jõudis väga kaugele. Nad jõudsid eelmine aasta korralikult. Või nagu eelmine kord grupist läbi, mängisid Argentiinaga väga... Nagu matemaatiliselt, ma näen, et Austraalia on parem. Lihtsalt MM... Paraguay ju näitas, mitmendaks nad jäid seal... Nad said viimasel läks edasi. Ei said või? Viimasel. No seal oli nagu nii punktis. Ja nad olid väga võrdselt. Nad ikkagi näitasid taset nagu. Seal oli see... Chili oli vaata pika puuga kõige nõrgem. Kes siis vedama hakkab Pulisic, on see number 1. Tal on ikkagi väga keskpära noor. No Balogan võiks olla USA on ju tähtsamaid üks mängeid. Anthony Robinson ilmselt. Jaa, väga ilus ära oli Saksamaast on ju. No ma arvan, McKinney nii palju, kui ma tule nalja teen, ta kindlasti on keskvälja mees. Aga niisama öeldakse, et ta on top 15 mängija Espeni poolt. Kui sa jätad türklased välja, siis kui me võrdleme Paraguay ja Austraaliaga, siis USA mehed nagu pigem on kvaliteetsemad. Sutsu üle. Seal on nagu ka, jah, seal Palogan on ju. Aga mis rolli mängib, et see turniir toimub USA-s? Et mis võiks olla USA lagi tänu sellele, et nad kodus mängivad neid mänge? Ma arvad, et see hirmuäratav atmosfäär, mis USA-s täidab. No, ma arvan, see üks hirmuäratav isiksus, kes seal riigis domineerib. Vaata see klassikaline NBA Let's Go Defense või? No, ma loodan, et see ei ole selle, aga teame, et Donald Trumpi kodus see turniir toimub. Ma korra küsin, et... Nii. Sa küsisid, vaata, ma arvan, ma ei tea, 16 paremat äkki. Et kaasifinaal. Võiks jälle, ma arvan. Äkki veerafinaal?
no. ma kahtlustan, et see Või lõpeb nii juba palju, varem. kui inimesed proovivad nagu brainwash ida, et USA on sats, siis ma ei usu seda. Ei usu, onju. Palju neid MLS-i vendi on seal, teab sa keegi? Seal on Mõni ikka leidub. kas tuumik on Tuumik on ikkagi väljast MLS-ist. Et seal on ikkagi ju Prantsusmaa liigast mängijad, seal on ju jah, erinevatest kohtadest. Aga Palogan on küll mängumees, kelle nime ma soovitan meelde jätta. ja aga vaata, kui sa mõtled eelmist MM-i, onju, Pulisic tassis neid jubedalt. Plus Pulis tegi väga hea hooaja ka, kui ta oli terve praegu Milanis. Ta oli väga hea. hooaja teine pool ta istus ju. Jah, siis ta läks katki ka ja siis ta rohkem mängida ei saanud. Aga ma ei tea, ta tundub minu jaoks selline väga nagu enesekindluse mängija. Ja kui sa tuled sellele hooajale suht kehva vormi pealt, siis ma arvan, temal on suht raske vaata. ja aga tal on hoopis teine roll seal osas. Nojah, tema on liider, ta on liider. Kapten Ameerika ja ta teab, see on tema sats, tema peab vedama. No see on hoopis teissugune mindset. Jah, kui Messi on Argentiinas, Portugalis Ronaldo, siis USA-s on Pulisic. Aga vaata, see on sama, kui sa Kossus muidu seisad nurgas ja ootad koduklubis, et sulle antakse 1-3 ja koondises pead 15 viset võtma, need rollid on nagu suht raske ja sul on raske ümber. Tegelikult küll, kui sa nii mõtled. Ma arvan, see ei kui ole. võtame oma korvpalli koondise pealt. Ja, aga ta ei ole ju seal Milanis ka mingi rollimäng, kui ta terve on heas vormis, siis ta ikkagi on staar. Sel hooajal on olnud Allegri all. Ja seda küll, jah, ta oli vigastatud. Aga Pulisic ei ole ikkagi päris see mängi, kui me võtame, ta ei ole ju A-kategooria nüüd ründajaga päris. Ma ütleks, eelmine suur turniir oli tema karjääri parim, aga ta tuli ka sinna oma parima hooaja peal. Just. Kus ta oli number 1, tal oli kindel positsioon, ta sai mängida oma positsiooni. Allegri ei ole mänginud samamoodi. Tema kasuks räägib see, et ta on USA-s, ongi tal teine roll, ta on liider, eks ta peab võtma ikka vastutuse enda peale. Eks siis, ja võib-olla see annabki talle seda emotsionaalset pushi juurde veel. Ega see ei ole lihtne, kui sa oled kodus ja sul on see surve peal. Võib-olla hakkab kepp seal verisema. 24/7, kogu aeg meedia käib, sult küsitakse igal pool intervjuusid. Aga võib-olla ta just armastab ja naudib seda. Äkki ta on selline mängija? Minu arvamusel ta on pigem süke üsna tagasihoidlik. Me ei näe teda väga sotsiaalmeedias toimetamas. Võib-olla küll. Nii, lähme E-alagrupi juurde. Teil on järjekord on paigas? No ma ütleks, et Türgi, USA, Paraguay, Austraalia ütleks mina. Okay. Aga Austraalia võib-olla vahetab selle kohta seal, jah. Türgi, USA, Paraguay, Austraalia. Kunagi leppisime kokku, et Türgi võidab. Türgi võidab alagrupi. Tuleb välja. E-alagrupp. Saksamaa, Curaçao, Elevandilu rannik ja olen kuulnud, Andre, tahtsin üks lemmikuid, Ecuador. Jutud käivad linna peal, jah? Ecuador, kas üks parima kaitsega meeskond MM-il? No üks parima kaitsega meeskondasi valikturniiris. Lõuna-Ameerikas. Statistika näitab. Kas nad lesid 5 väravat terve selle kvalifikatsiooni jooksul? Kas see oli 18 mängu 5 väravat? Päris hull number. Nad on tõelised viigimeistrid ka. Ma tegin üht Ecuadori sõpakat ja siis ma vaatasin neid kvalimänge ja seal oli neid 0-0 ja sellised oli päris palju. Aga me teame, sihukest mängu pealt vaata purjetatakse suht kaugele. Üks Londoni Arsenal purjetas tiitlivõidu üle ju. Inglismaa näiteks. No, kui me võtamegi selle kaitseliini lahti, kes seal on? Paris Saint-Germain, Pacho, Incapié, Arsenal ja on seal on keskel 6 peal 100+ miljon Moises Caicedo. Ma ei tea, seal kaitses on vaata Club Brugest Ordonez. Pluss neil on Estupinian vasakul. Milani vend. Ehk siis Incapié äkki lükatakse äärele isegi. Ma arvan, et Ordonez keskel. No vabalt Incapié ju mängis ka ju ääres. Sul on nende ees Caicedo. Aga kes on see liider? Ener Valencia. Ener Valencia. Muidugi. Ikka veel. Aga neil on noori ründajaid. See Angulo on neil. Siis keskväljal neil on täitsa viisakad mehed. Ma arvan, et see on nagu tiim. Üldiselt, kui sa tuled Lõuna-Ameerika qualifierist teisena läbi, siis on mingi meedia tähelepanu su peal, mingi suur kvaliteedi näitaja. Aga ma arvan, nad ongi see ehtne, see 1-0 meeskonna taga 0 ja neil ei ole seda nagu superstari seal ees, aga nad kuidagi võluvad selle välja Valencia oma kogemus. Mulle meeldib väga see, et E-alagrupis me räägime esimesena Ecuadorist, mitte 4-kordsest maailmamestrist Saksamaast, kes on 2 MM jäänud alagrupi püsima. Ma arvan, et me võime kõik olla nõus sellega, et Saksamaa puhul ei olegi mingit nagu erutust sellest koondisest. Ma veidikene ikkagi olen nagu uurinud rohkem nüüd hakanud siin, et ma mõtlen, seal on ju Musiala, seal on Virts. Kas mahud ära sinna rääkisime? Peavad mahtuma, seal jääb nii muud üle. See on see küsimus. No Nagelsmann, kas on see mees, kes paneb Saksamaa mängima? Kes on Saksamaa ründaja? No mina pakuks, et see võiks olla ju Newcastli mees, ei või? Kes ka, me räägime siis, et Saksamaal on ees 3 number 10. No jah, ta mängis Newcastlis 10 peal, on ju. Aga ta naturaalsus on tipuründaja. Ta toodis seal 75-85 miljoni eest. No sa oled neid mänge vaadanud päris palju. Peale 10 mängu Eddie Howe oli, et ma ei saa siukse mehega ründas mängida ju.
ma panen ükskõik kelle muu sinna, ta pani Anthony Gordoni tipust, ta nägi, et vaata, nad, minu jaoks on lihtne. Newcastle'it väga palju vaadanud mehena. Nad läksid, et okei, Isak läks ära, kes sidus mängu hästi. Ta oli pikakasuline, kiire. Toome samad stiili venna, aga neil ei näinud hästi selle, kes tuleb välja, et see mees ei löö väravaid. Aga kas Tõnis Undav on see mees siis? Ma kahtlustan, et nad alustavad Undaviga. No aga ei ole ka halpalik. Jällegi probleem, no ei ole ju seda kvaliteeti Saksamaa. Aga see ei ole, need ei ole tipptegijad. See ei ole nagu poolfinaali mees. Need ei ole ju need A-kategooria ründed, kellest te räägite praegu siin, et oota, aga ma Newcat ei ole nii palju vaadanud, et see 2-meetrine nagu pikk ta on. Nick Voldemade, jah. Voldemade, jah. Ma tahtsingi teda mõelda. Tema. No temast me rääksime, et ta on 10 peal. Kuidas ta seal 10 peal toimetab, sest ma ei kujuta, selge ees ära poole. Tehn target mees olema. Nagu sai hakkamas või? Keerutas või? Kui sa mõtled, Isak mängib. Ta langeb alla, ta seob mängu. Isak ongi nagu tehnilisem, sa näed, ta on liikuv. Jaa, Voldemade on päris tehniline. Ta on päris tehniline oma pikkuse kohta. Nagu üllatavalt hea. Zlatan ta päris ei ole. Zlatan ta päris ei ole. Aga vaata, üldiselt on ju see, et kui su tipuründaja langeb madalale, sa tahad jookseid ümberringi. Saksamaal ei ole jookseid ja neil on all mehed, kes tahaks mängu... Ja DM-id konsusesse ka jõudnud, on ju. Maailma üks kiirim jalgpallur. Noh, hea, aga vorm on selline, mis sa nagu selle mehega teed. Eestit sa võid keerutada, Eesti noori. Ei, jah. Curaçao läheb raskeks äkki või? No ei lähe, Curaçao ka raskeks läheb. EM-il ju Saksamaa näitas head mängu, jah, seal oli koduväljak ka, aga see valikturniir ei olnud neil kõige parem. Ma ei tea, ma ei ole nagu nagelt... Nad kaotsid selle esimese mängu Slovakkiale, aga pärast läks kõik üles mäkke. Kas neil oli grupis äkki oli Iirimaa ka või? Võis olla küll. Põhja-Iirimaa või Iirimaa. Ja nendega läks suht raskeks üks mäng, 2-2 äkki või? Et nagu nad on väga ebastabiilsed, Saksamaa mänge vaadates. Ma ei ole Nagelsmannis nagu nii kindel. Minu jaoks on nagu lihtne see, et kui me paneme Saksamaa kõrvuti tippude tipuga, positsioonile nad on pigem nõrgemad kui kõik... aga äkki just see riietusruum ja kõik see kooslus seal? Kas Nagelsmann suudab? See põlvkondade vahetus käib ja neil nagu ei ole seda kokku mängu, seal ei ole neid nagu liidrid, nagu neid sellist, eks kui paneme... suguseid ja sellist. Okei, Manuel Neuer tuli, said oma liidri. No just juba räägite ka, et Neuer on esikinnas. Postide vahel nüüd SA mäng ja... Mõtle päris jube, sa mängid terve qualifieri ära ja siis... Ta vabandas ka Baumani eest, Kuulega enne turniiri peatreener on, et kuule, toome selle 40-aastase mehe ikkagi tagasi. Aga ma nagu manifesteerisin seda terve turniiri ka, et me peaks tulema. Muidugi, sest ta maailma läbi aegideks parim väravahti. Aga see ei mõju moraalile hästi väravavahtide tiimis. Aga Baumann, no tal ei jää midagi muud üle, tal tuleb see vastu võtta. Ter Stegen samamoodi. Tema jalgpallurikarjäär läks selle nahka, et tal oli ees maailma parim väravat Neuer. Igas teises koondis oleks Ter Stegen esivärava. Muidugi, aga samamoodi on hetkel ka Hispaanias see valdkond on ju, aga siin ei jõuam ka hiljem. Saksamaa... Sina arvad, et võivad kaugele minna? No, teeme nii, et alagruppi võidavad või? Alagruppi ilmselt võidavad, jah? Ecuadorist on paremad. Ma arvan küll, Ecuadoril ilmselt on see, et nagu me rääkisime, neil tuleb viike. Saksamaga võiga tiiki. Ja, aga kas seal on nagu suurt, ma arvan, et seal ei ole nagu väga suurt vahet, sakslased, see oleks väga šokeeriv tegelikult, kui nad ei võida. Nad on väga suur soosik selles grupis. Nõus. Elamdiru rannik, kindlasti suurim müügiartikkel on seal Jan Diomande, kes tegi ju Leipzigis väga jõhkra ja nüüd Liverpool tahab teda mingi 100 miljoni eest, et see on tema MM. Et kas Elamdiru rannik võiks olla Aafrika tiimidest paremalt 3. Ma arvan küll, aga seal on jällegi see sats, minul on päris palju küsimusi. Neil on staarid, aga see keskmine nagu tasemeeskonnal pigem on nagu alla käinud. Päris Drogbaad enam pole. Ja ongi see, et me ju kõik mäletame Drogbaad ja kes seal oli see Salomon Kalou ja neil ju Tureed, on ju, et me mäletame kõik neid mehi, et see oli see kuldaeg Elevandilu rannikul. No enam see kindlasti päris see pole. Jah, nüüd on ikkagi vähe teine meeskond. Nad ju ei ole ju ikkagi päris pikad nüüd enne meil olnud, nad said nüüd, ma ei mäleta, kas 2010 oli viimati. Vaata, nad on igal Afganil üks suur soosikuid, aga pigem nad Afrika mõistes kindlasti. Pigem nad ei ole seal. Aga no selles mõttes, et kes meil välja jäid Nigeeria on ju. Nigeeria jäi välja, Kaana jõudis Kameruni välja. Päris nagu üllatav, et nad tulid hästi läbi ja noh, vaata vahest aitab see, kui sul on sellised võrdsed klassiga mehed. Ja nad ju võitsid ju nüüd eelmise Afgani ka. Mitte nüüd selle praegu, aga eelmise nemad võitsid, nii et see on ka ju ikkagi näitaja. Midagi seal peab olema. Paneks nad edasi pääsejaks? Ei, aga 3. Kui me paneme järjekorra paika, no 3. lähevad edasi, kui nad Curaçao võidavad, on ju. Kas me
eeldame, et see Portugali juurtega Saites Curaçao võtab või? Punkte või? Jah. Ei usu. Kas sellega olete nõus, et nendest väga pisikestest Panamast, Haitist Curaçao on natuke varem või? Jaa, aga lihtsalt see alagrupp on lihtsalt liiga tumine nende jaoks. Aga neil on ju täitsa okeide liigade poisse. On, Hollandist on ju päris palju poisse Curaçaost, aga Värava äkki löövad. värava löövad. Värava löövad. Aga kellele? Saksamaale, kui nad on 6-0 taga. Ei, nad löövad Saksamaale, kui nad on 6-0 taga. Pärast panevad Ecuadorile. Ecuadoril ära ka veel. Ja Ecuador turniirilt väljas. Aga järjekord Saksamaa, Ecuador. Saksamaa, Ecuador, Elevandi rannik ja Curaçao. No vot, purgis alagrupp. F-alagrupp. Holland, Jaapan, Põnev. Rootsi, Tuneesia. ma kohe On nii? Alustame siis kõige tugevamast, eelmine kord. Või jätkame sama trendi, et võtame selle teise soosiku. Me räägime kõige intrigeerivamast. Võtame Jaapani või? No räägime Aasia riigist. Räägime Jaapanist. Jaapan on... Ma arvan, te olete ka kuulnud hästi palju. Jaapan musthobune turniiril läheb kaugele. Miks? Mina ei näe seda. Ei näe. Ma ei näe seda. Tõesti ei näe. Hea tuumik. Nad ju näitavad eelmine MM, kas nad ei võitnud ju Saksamaad, Hispaaniat oma alagrupis. Nüüd oli hiljuti sõpakas Inglismaaga või noh. No neil on väga hea sõpakaks, aga neil on kvaliteet, neil on tööloomad, neil on jõhker tööeetika. Aga nad on tulnud väga, nad lasenud endale vähe lüüa, nad teevad ise väravaid, neil on väga hea seeria ka esil minu meelest. Aga jah, neil on suur miinus. Neil ei mängi Brightoni superstar Koru Mitoma, on ju. Et ilma temalt peavad hakkama saama. Aga seal on Kuubot, seal on Endod, seal on selle sisu ju. Ma ei tea, minu jaoks on veits... Okei, ma ütlen, et grupist nad kindlasti lähevad edasi, aga ma olen nagu näinud inimesi, kes ütlevad veerandfinaali neile ja ootused on jube kõrgeks nagu kruvitud. Aga edasi nad lähevad. Edasi lähevad, jah. Rootsi ei ole neile vastane. Rootsi, ma arvan, ei ole kellelegi vastane. Ma ise olen selles samas paadis. Ma ei usu üldse Rootsi edusse. Tuneesiat äkki viigiga saavad. Kvalifikatsioonis 2 punkti, äkki või? Ma arvan, Poola peaks. Ja rahvuste liigas. Oleme selles alagrupis Rootsi asemel. Sellega ma nõus ei ole. Play-off finaalis Viitor Jõkkeres viis nad edasi. Rootsi, ma ei tea, ma tegin nende sõpruskohtumist eelmist mängu. Ma ei ole kindel, et Potteri teab, kuidas on mehi mängida. Ei, no ta isegi oska õigeid mehi sinna valida. Ta jättis Roni Bardacci Partsa poisid välja. Sul on 2. Võitis Saksa esiliigast. Võitis esiliiga poisid peale ja seal jah, Bardacci. Aga kui sa mõtled ründekvaliteet, Jõkker ja Sissak. Nii. Kas sa ei leia, et neil on liiga palju mehi, kes mängivad samade kohtade peal või? No Isakut saab ääre peal ka mängida, nii öelda. Keskväli Bergval Kulusevski või? No Kulusevski on ju täiesti aga katki. Ta ei saanud. Et see on suur miinus Rootsile, aga jah, Bergval on ju võiks nii-öelda dirigeerida seal. Minu arust neil ei ole piisavalt eri tüüpi mängijaid, et nagu head mängu mängida. Aga ma mõtlengi, miks sa jätad Bardacci välja, kelle on see X-faktor olemas seal? Seal oli see jutt, et see meeskonna kliima, kui oli viimane koondis hakanud. Ja, et hakkas jonnima. Ta oli jonnima hakanud. No muidugi see Potter seal teeb seda... No ja me ei tea, mis seal teab seda. Me ei tea, mis seal see aga kaitses jah, Lindelöf, Hen on ju täitsa Tibjans-Tobens poisid tegelikult. Enam-vähem. Aga jah, ma ei näe ka Rootsit kuskil, et no rahvuste liiga nad said sinna play-offi, aga see, et nad panid seal Ukraina ja Poolaga kõmmuli, müts maha. Mulle ei meeldi see, et Potter ei ole nagu, ta ei ole otsustanud, et ta mängib 2 ründajaga. Ta paneb 2 väljakule, aga ta ei mängi neid ründes. Ei, Rootsi ebanestu. Nagu Kjökeres oli eelmine mäng vasak äär. Mis selle point on? Ma arvan, siin võibki Rootsi nagu teema ära lõpetada, kui Jõkkeres mängib vasakus ääres nagu. Nagu minu jaoks veits kummaline, pluss sul on Isak, kes mängib 10 peal. Aga sa pead kuidagi ära mahutama, sa ei pane ühte pilgi. Kes palub sulle äärtega mängida, kui sa esiteks ei võta Bardaksit kaasa ja sul ei ole normaalselt mäng 2 tipus siis. Las nad on kõrvuti, nad ju omavahel võiks hästi sobida. Aga sa surud mingi 4-2-3-1 format. Mängi 4-3-1-2. Ma ei tea. Ja ongi paigas. Ma arvan ükskõik mida. Aga need mehed peaks olema kõrvuti. Kindlasti, seal ei ole muud anetti. Nii, ja no alagrupi võitja, Holland. Holland on päris hea, ma olen nüüd ka paari sõpakat teinud, nad ikka keerutavad hästi. Oota, kas need sõprusmängud on tähtsad või ei ole tähtsad siis? Uspekistani vastu said ikka jeeli võitsid. 2 penaltit. 2 penaltiga. Seda eilset mängu ma ei näinud, aga no nii palju nende sõpakateks, aga ikkagi nad on näidanud head söödumängu, head minekut, neil on kõik Premier League'i tuumik, kõik on tippliiga venn. No suurim miinus on see, et Xavi Simonsil jääb turniir vahele. Minu jaoks Hollandiga on üsna lihtne see, et kui sa vaatad paberil algi üht-teist, väga hea, viisakas, aga tänamune turniir on nagu pikem kui kunagi varem. Ilm on oluliselt soojem kui viimasel ajal ja sul ei ole väga pingi peal sisu.
aga me teame, et üks matemaatika-analüütik tõi välja, Jaa. et kus ta on 2 nüüd järjest pannud täppi, Argentiina ja Prantsusmaa puhul, pani, et Holland tuleb maailmameistriks. Et nüüd 2 kaotsi järele finaalil, et nüüd tulevad. mulle alati meeldivad iga USA presidendi valimised, iga EM, iga MM tuleb, ilmub kuskilt mingi vend. Mingi spetsialist tuleb ja siis iga aasta ta põleb. Kõik räägivad, et see mees on 5 korda järjest pihta pannud, nüüd tuleb ka ja siis... Aga ma ütlengi, ega meie särgid täna siin Tõnisega ei ole ka ehku peale läinud. Ikkagi Simpsonid. Ennusid 2 aastat tagasi, et Portugal Mehhiko mängivad MM-finaalis 2026. Nii et võta siis kinni ja Simpsonid on ju midagi täppi konnad elus. Ornitoloogia eri eelmisest hooajast, kus Inglismaal arutati, et kuule, et linnuvapiga satsid hakkavad võitma. Ju siis võidavadki kõik tiitlid. Aga kui me nüüd Hollandist räägime, siis neil on hea tiim. Neil on väga tiim. Okei, Timber on väljas, on ju, Simons on väljas. Aga kaitselil on ikka kõvas. Aga sul on jah Van Dijk, Dumfries. Van de Ven. Siis on see... Väras on Bart Verbruggen, sul on keskele Frenkie de Jong, sul on Kakpo. Väga jahkar tiim tegelikult. Kakpo. Memphis Depay annab kogemust. Väga halb. Depay mängis Brasiilias. Annab kogemust. Suht kehvasti. See on ka hea. Aga koondises on teist moodi. Koondises on hea, aga ta ei ole enam noor mees. Maalen. Daniel Maalen tegi eluhooaja Roomas. Ma ikkagi... Ma jällegi nagu nii kaugele ei läheks, et nad hakkavad poolfinaalis kedagi. Ei no maailmameistriks ka neid ei krooniks veel. Mina ka pigem... Ma arvan, nad on võimelised finaali välja jõudma küll. Ma üldse ei imestaks. Minust... Aga kui sa võrdad neid Hispaania või Prantsusmaaga? Ei, aga pingi pealt sa ütlesid, võtta pinki pole. Minu arust neil pink on ka täitsa okei, sealt on küll võtta kvaliteeti. Aga kas see maailmameistri kvaliteet? Kui su ründevahetus on Brian Probi, siis minu jaoks see nagu MM-i tasemel vedas Euroopa liigasse, nii et... Kui sa võrdle Brasiilia pingiga ja sa arvasid, et Brasiilia lagi on poolfinaal. Sa näed Hollandi puhul rohkem... Aga ma näengi Hollandit ja Brasiiliat poolfinaalis võib olla, omavahel mängimas. Lagi ja siis... keegi peab lähtust läbi minema. Keegi, Brasiilia surub läbi äkki sealt. Aga paneme selle paika ka. Holland esimene. Tuneesia puhul... Teame Tuneesiast midagi. Me teame Tuneesia, et nad jäävad 4. sinna või Rootsiga viigi punkti. Ma kahtlustan ka, suht raske on näha, et Tuneesia midagi nüüd vinget siin teha võiks. Ma ütlen ausalt, minu jaoks Rootsi hoolimata sellest, kui talendikad nad on, ma näen seda ka, kuidas nad seal nagu mitte kui midagi korda ei saada. Kvalifikatsioonis neil oli 2 punkti. Jah, just. Ja rahvuste liiga on sedasi. F-alagrupp, Holland esimene, Jaapan teine, Rootsi Tuneesia jagavad omavahel ja mõlemad jäävad välja. Ma ei usu, et nad välja jäävad. Meil on neid pisikesi riike veits liiga palju. Võib-olla tõesti. Aga siis on vaja võitu kummalgi neist. Tuneesia võtavad ära ikka. Mõne ikka seal jõkkeres ära kobistab. Mulle meeldivad need laused, et võtavad ära ikka seal... Me oleme väga kindla peale läinud kõiki nende väikestega. Muidugi, eksperdid. Mingisugused üllatusi peab tulema ikka. Nii, aga meil siin pushib G-alagrupp, Belgia, Egiptus, Iraan, Uus-Meremaa. Belgia kuldne generatsioon on nüüd möödas. Minu jaoks... Mitte päris, aga hakkab läbi saama. Aga ikkagi räägitakse neist kui alagrupi kindlas favoridist. Kas te olete nõus, et tegemist on kõige mõttetuma grupiga tervel turniiril? No kui Belgia siit 9 ei võta, siis on ju nagu igav. Belgia see erutus on ka, ma arvan, inimestel tänaseks möödas. Muidugi, no see 2018 kolmas koht on lagi oligi, neil oligi. Viimane turniir 2 staari jaoks kindlasti on ju. No Lukaku, De Bruyne, jah. Courtois ka viimane arvatavasti. Courtois on täpselt see mees, kes võib tulla sinna järgmine kord. Nagu Neuer või? Aga De Bruyne on 33 ja ta võib vabalt ühe teha veel. Ei näe. 37-lt ma arvan, ta ei tule. Ma ei näe teda seal ja Lukaku teeb samamoodi. Lukaku kindlasti. No mis me vaatasime? 5 mängu sel aastal? Oli jah, kuigi mees nüüd tuli Horvaatia vastu pingilt lõi värava kohe. Ta on värske äkki. Lukaku oli värava, nii et ta on värske võib-olla klassik. Ei no see, ta on puujalg ikkagi. Ta on puujalg. Vaata, me rääkisime, et mingid vennad koondises lähevad suuremaks kui nende võimed. Memphis Depay, siis Lukaku on nagu vastupidi. Just, et ta pigem ikkagi ma oodaks alati rohkemat talt. Nagu tal on vaja 4 head võimalust, et äkki üks ära lüüa. Aga nii. Mäletate, eelmine MM oligi sama Horvaatia mäng. Ta jättis löömata nii palju seal. 6 supertantsi, väga palju jättis löömata. Seetõttu Belgia langes välja ka. Tal oli alla mingi 3 XG-d ise. Aga Egiptus, Omar Marmoush, Mo Salah. Ei ole toiminud. Ei ole vaja toiminud. See sats ei ole toiminud. Kas see võiks nüüd seekord? Kas nüüd võiks toimida? Ma ei näe. Salah tuleb elu kõige halvema vormi peal. Jonnib liiga palju siin viimasel üldse. Marmoush on olnud aasta aega külmutatud. Nii, Iraan?
ma arvan, Iraan läheb teiseks siin grupis. Uus-Meremaa viimaseks. No ma vaatasin Inglismaaga mängu. Kaitses okei. Oota, mis see 1-0 Inglismaa võitis? 1-0 jah. Aga no me ei saa rääkida mitte millest. Ei, muidugi, see ei ole see Inglismaa. Chris Wood. Jaa, aga nad ei saanud Woodile palligi. Midagi ikka lööb äkki peaga. Kui su ainukene väravatakt on see, et väravaht paneb 50 meetrit söödu Woodile, kes on üksi seal keskjoonel, siis läheb sutsu raskeks. Ei no läheb, aga ma ise no me ei ole Uus-Meremaal positiivselt lihtsalt. Mina näen, et Belgia esimene, ma arvan, Iraan teine, 3. Egiptus, 4. Uus-Meremaa. Minu jaoks on murekoht see ka vaata, et kui sa seda Okeania turniiri mängid, see on sama põhjus, miks Austraalia ära läks kunagi. Sa mängid mõttetute satsidega. See ei saa mingit teha sellest. See ei anna sulle mitte kui midagi. Väiksed Marshali saared. No ongi, sul on seal Fidžid ja no, mis sa teed nende satsidega? See ei ole ettevalmistus. See oli põhjus, miks Austraalia ära läks. Et kuidas me läheme selle pealt ja nüüd järsku meil on alagrupis Prantsusmaa või Argentiina või nagu ükskõik kes on ju. See käpp on natukene liiga suur. Mis sina Egiptus ja Iraan? No mina näen Egiptus 3, Iraan teine. Ma arvan Egiptus teine ikkagi. No mine sinna teed? Iraanil on tegelikult see ründaja on ju hea poiss tegelikult. Taremi. Mehti Taremi on väga hea. Võib seal... Iraanil on häid mängijad. Seal on tegelikult kvaliteeti, aga ma ei tea, ma ikkagi usun. Nii, kas lähme nagu vanad inimesed ütlevad Hash ehk H-grupi juurde? H nagu Hispaania või? H nagu Hispaania. Kui sa siin ütled Hash, siis ma ootan perfektset Portugali hääldus sult igas mäng. Mensch. Aga Hispaania, Rohenime saared, Saudi Araabia, Uruguay. Üllatage keegi, öelge, et Hispaania ei ole esimene. Hispaania on esimene. No, turniiri suur see on kõige igavam alagrupp, ma ütleks. See on sinu pooli igavam alagrupp. Ja siin on nii selged asjad nagu. Selged? Selles mõttes, siin on nagu asjad nii selged. Et Hispaania esimene, Uruguay teine, Saudi Araabia 3 või? Saudi kukuvad välja. Lähevad 4. Siis ei ole nii selged ju. No esimesed 2 on väga selge. On. Aga... Ma arvan, see alagrupp ongi 9, 6, 3, 0. Ja mina ütlen, et Saudi Araabia on 3, 4 on Rohenime saared. Cabo Verdet ei saa ala hinnata, seal on tegelikult okeid poisid. Ma arvan, et see grupp on 9, 6, 1, 1. Nad tegid... 9, 6, 1, 1 või? Jah. Ma panen 9, 6, 3, 0. No. Sa viikides... Aga Saudi Araabia jalgpall on ju ka edu teel. On edulugu äkki või? No seal on ju... Miljardeid investeerida. Aga keda Saudi Araabia võitis 2022 MM esimene mäng? Tuletke meelde? Valitsevad maailmameisterit. Jah. Nüüd nad on selle 4 aastaga juurde pannud. Kas enne Katari ju ei olnud seda buumi, kus need superstarid läksid sinna mängima? Ma vaatasin kõik Saudi Araabia poisid, kõik on kohaliku liiga poisid, on ju. No kõik mõned Al-Hilalis, Al-Nasseris, Al-Ittihad. 4 aastaga on ju selline kogu sinna juurde. Neil on nii hull KTM reegel, Ronaldo... sa ei saa muud moodi mängida. Ja nii edasi on ju, nii et nad võiks ju tegelikult 4 aastaga nüüd olla arenenud, kuna neil on sellised vennad seal kõrval, et selles mõttes ju samm edasi. Edasi nad võib-olla pääsevad. Cabo Verdel on palju Portugali taustaga juuri või Portugali taustaga mängijaid. Kas Eidi Tavares näeme ka seal või? Real Madridi korvalorid. Vist ei näe. Aga ma arvan, nii aga Hispaania. Aga räägime Hispaaniast. Räägime Hispaaniast, Tõnis. Ikkagi number 1 favoriit. Oled Eesti-Hispaania korrespondent. Mis sa oskad öelda? Tulevad maailmameistriks või ei tule? No see surve on ikka päris meeletu, et kui ma jälgin seda kohalikku meediat ka veidi, et seal ikkagi igal pool lipud juba lehvivad, seal tehti eraldi see metroo värviti seal nende mängijate nägudega seal üle hästi vingeli ja et ikkagi ootused on metsikud. Aga järgmine küsimus, kes on Hispaania koondise liider? Teatavasti Carvalho välja. Real Madridist mitte ühtegi mängijat Hispaania koondises. See on esimest korda viimase 60 aasta jooksul. See on positiivne. Jah, võib olla. Seal on omad liigid küll. No Rodri võiks olla see nii-öelda liider, on ju. Unai Simon. Rodri ei ole liider. No mängijana ta ei ole liider ju. Ta ei ole, ma ei usu, et ta seal ongi erinevad nii, liider mängijana, Lamine Yamal on liider mängijana kindlasti. Ei ole. Aga ta ei ole isiksusena, ta ei ole liider. Suuremat isiksusena. 18. Jaa, aga ta on 3 aastat juba mängid. Ta on Euroopa meister, ta on Barca kõik juba ära. Neymar oli suur isiksus, kas ta oli liider? Liidrid ajalooliselt on... No, oli ikka, 2014 oli liider, ta oli liider 2014, nägid, mis poolfinaalis juhtis Saksaga. Neymar oleks mänginud seal Saksamaaga, nad ei oleks 7-1. Minu jaoks liidrid on need mehed, kes hoiavad standardeid, kes suhtlevad, hoiavad korda riietus. Terve meeskonna suhtleb jah, Lamine Yamal ei tundu süüke mängida. Lamine Yamal on nagu endasse mees rohkem. Ei, ma räägin mänguliselt, tema peab ära võida. Jah, mänguliselt ta peabki olema. Ma ütlesingi mänguliselt. Aga iseloomult ei ole liider. Igal tiimil on korralik kapten ja minu jaoks seda hispaanlastel ei ole. Seal on Unai Simon. Ja seetõttu ma näen, et Hispaania ei painestub turniiril ka. Et Carvajal ei võeta ka. No, ei, mitte ainult Carvajal, seal ju... Seal on teisi liider. Sul on Laport, kogenud tegija, tema on liider hääleks. Unai Simon, ma usun, et on päris häälekas.
aga kes on Hispaania koondise väravaht? Unai Simon, Jean Garcia ja kolmas poiss on David Rai Arsenalist. Simon. No, aga kas ta on neist kolmest parim väravaht? Ei ole. Ta on neist kolmest ju viimane. Aga see on man management jälle. Sa ei vaheta. Just, ja De La Fuente langeb veerandfinaali Hispaaniga välja. Jordan Pickford on parim inglaste väravaht. Ei, kahtlemata ei ole. Aga kas ta mängib? No kahjuks küll. Jah. Inglaste kahjuks. Need asjad nagu käivad nii. Aga kes peaks olema Inglismaal? Kas Rabiot on parim Prantsusmaa keskväljamees? Kas Pogba on parem? Ei no, aga seal on mehi veel. See on Kante, jah? Kamavinga, Tšupani, Kamavinga välja. Ei, muidugi, aga... Mingid vennad on, keda treener usaldab, neid ei liigutata ära. Aga seepärast ma näengi, et Hispaania ei jõua kaugele. Ta on hoidnud seda oma EM-i tuumikut nagu suure Eesti, vaata mõningad jah. Aga ta jättis suure liidri kapteni välja. Carvajali või? Carvajali. Aga see oli läbimõeldud otsus, seal peab midagi olema. Kas Hispaania on täna parem kui eelmine kord? Mina ütlen, et ei ole. Minu jaoks ka ei ole. Hispaania ei ole tugevam praegult, kui nad olid EM-il. Eelmine aasta Rahvuste Liiga finaal, Portugal võitis neid. EM-il, vaata, me rääkisime ka, vaata, sa ütlesid, et Hispaania ei jõua kuhugi, võib-olla Hispaania oligi seal võib-olla 3.-4. valik, keegi ei rääkinud Hispaaniast, nad võiks Nad ei olnud favoriidid, jah, nad ei olnud favoriidid, aga nüüd nad on favoriidid, nüüd on surve peal ja vot nüüd ebaõnnestuvad. Keskväljal Subimendi ja Merino, mõlemad ära rikutud viimasel ajal. Ja keskväljakul on sul Pedri, Kaavi, ma arvan, nad on pingi peal, nad tulevad, nad ei ole põhivennad. Merino ta oli vigane. No jaa, aga nad olid meeletult suurt tuli rolli eelmine kord. Merino oli väga hästi, ja Fabian Ruiz oli ka ju... Robin Lenor mängis ka. Minu jaoks Fabian Ruiz on alla läinud pigem. Ma näen Hispaania nõrgem, kui nad oli. Ja Nico Williams on nõrgem kindlasti, kui ta oli nagu... Need on hea küsimus, kuidas... Mis on hävimine sel turniiril sinu jaoks Hispaaniast? Veerand finaal. No alla võidu on kõik ju hävimine kokkuvõttes, kui nii võtame. Ma arvan, alla finaali on hävimine, poolfinaalist välja on hävimine. Aga kui finaali jõuad ja kaotad, siis ei ole ebaõnnestunud. Siis on ebaõnnestunud turniir. Aga finaali jõud kaotada. Okei, aga mina näengi veerand finaal. Veerand finaal. Kes neil ründes on? Kas neil on Ojarzabal või Ferran on tipus? Kumba asustab? No... Oota, aga Jamal on väljas esimesed mängud. Tegelikult vist isegi ei ole. Nüüd Anti Rohen tuli ka vist. Ega lasta olla, nagu see on okei. Ma arvan, ta puhkab esimest mängida. Tal ei ole vaja kui on, siis on Ferran tipus. Viimane mäng Uruguayga, nagu on asjad tehtud, ta ei pea isegi seal Uruguay vastu Jamal eriti mängima. Tema hetk alles nagu tuleb siis peale alagruppi. Aga... Ferran tegelikult tegi väga korraliku hooaja teise poole. Ma arvan, Ferran alustab esimest kahte. Et sulle, sinu lemmiklaps jutumärkides Ferran. Ei usu mina teemast, aga... Tegelikult on... Kuule, paneme paika, me saame jube mahlase grupi suunas minna nüüd. Jah, Hispaania esimene... Uruguay teine, Saudi Araabia kolmas, 4. Kapverde. Mina vahetan viimased 2 ära. No teeme nii. alagrupp. Kas on surma alagrupp? Pigem on. Prantsusmaa, Senegal, Iraak, Norra. Norra, kes on minu jaoks turniiri must hobune. Vaata, surma alagrupid veits tapeti ära sellega, et 3 said. Ja seda küll. Aga ikkagi kui ma võtan turniiri raames. Ja just, ja mahlaka, nagu sa ütlesid. No, ma arvan, see on Prantsusmaa esimene koht. Norra küpseb ära selle päiksel. No, seda räägitakse praegu. Aga see, kuidas Norra on mänginud nii kvalifikatsioonis Eestiga ja niimoodi. Norra staarid on harjunud, käid suvel Ibizal ja saad nautida. Haalandil on ju asjad teada. Haaland teab, Mykonos, et aga Erling Haaland, viimane mäng, 4 pallipuudet. 70 mängist, 4 pallipuudet. Aga 4 pallipuudet. Erinevalt Lukakust, mitut tal vaja on, et 4 väravat lüüa? Ühes piisab küll, jah. Kas 4 puutega 4 väravat võib tulla? No ideaalis võib, aga 4 puutega tal ühe korral ei täiesti mööda, ühe korral ei suluvõisus jäänud 2 söötu. Kes talle ette lükkab neid siis? Mis seisus? Martin Ödegaard. No Ödegaard on terve. Mis seisus ta on terve. Aga neil on mehi veel, selles mõttes. Nussa ääre pealt. Ärge unustage Sörlatit. Soliid Novak. Ei, ta on. Ja samuti Strand Larsen on ka seal. Kas oleks varianti panna Sörlat ja Haaland kokku? Nad on mänginud, jah. Aga pigem Strand Larsen, ma arvan, siin algkoosseisus. Pluss neil on ju see Rierson kaitses, kes on hea sendel. Aga ma arvan, Strand Larsen alustab Haalandi kõrval, mitte Sörlat. Norra on ka see, et okei, me nagu keskendume meeletult staaridele, aga seal on, me teame, kuidas Bodo on lennanud. Nagu kohalik liiga teeb meeletult head tööd. Ja ma arvan, et see on nagu, me oleme kõik nõus, et see on must hobune, kes nagu võib turniiril kaugele minna, sest mina ikkagi näen alati seda, et kui sul on maailma parim ründaja, siis kõik muu ei ole enam nii oluline. Ja nõus. Aga me läksime jälle mõnusalt Norra juurde. Aga lähme favoriidide juurde, Prantsusmaa. No favoriit number 2 turniiril. Ja, kas võtavad 9 punkte alagrupist? Ei võta. Ründed Rio, Papé, Olise Dembele on? Kahjuks küll.
Tšerki pingi peal. Tšerki kindlasti pingi peal, see ei ole küsimuski. No Prantsusmaa, me ei pea kõiki mänge seal üle võtma, kõik teame Prantsusmaa mängijad. Nad mängivad põhimõtteliselt 4. liiniga, neil on 10. Neil on jah, aga me ei pea terve tiimi siin kokku võtma Prantsusmaal. Mis on prantslaste jaoks ebaõnnestumine? See on Didier Deschamps' viimane koondise koht. Kas Prantsusmaa jaoks alla finaali samuti ebaõnnestumine? Hispaania, ma arvan. Täpselt sama. Ma arvan sama, jah. Kas Mbappe teeb Prantsusmaa koondise halvemaks? No kas Mbappe tegi PSG halvemaks? Ma küsin nii. Jah, tegi. Kindlasti. Arvad, et kui Mbappe oleks jäänud PSG-sse, siis nad ei oleks neid tiitleid saanud. Kui sa kuulad... See on hea küsimus. Mida Luis Enrique räägib... Kui sa kuulad, kuidas Luis Enrique räägib, siis see tundub 100%. Siis tundub jah tõene jutt, et Dembele vist võttis siin ju Mbappe isegi ette, et kuule, hakka kaitsed ka tegema nüüd. Jaa, Prantsusmaa ajakirjad rääkisid, et Dembele on tõstatanud küsimusi, et härra... Kylian võiks joosta ka tagasi. Sa tahad tööd ka teha või? See suhtumine on väga tal alla käinud. See Real Madridis oli kõva kisa, ta oli vigastatud, aga käis oma... Aga samas, kas see on probleem, kui sa oled välja? Ma ei tea. Sa pead oma vigastust ravima, sa pead olema seal treening. No aga Lamine Yamal. Täpselt samamoodi. Ei, no sa ei saa teha seda, mis Cristiano Romero teeb, et su meeskond hakkab välja kukkuma ja siis sa oled... Lähed jalkad teise riiki, vaata. Ei, no see oli veits teist. Ma korra küsin, aga tal anti roheline tuli, aga ta iseseisvalt ei läinud. Me teame, kui vinge on olnud PSG ründulin. Kui sa nüüd asendad seal Kvitsa-Karskel ja oli seega ja sul on koondise tasemel see võimalik, kas see ei ole parem lahendus või? No võiks, aga Tue on ju pingi peal. Ei, Tue eile mängis. Ma arvan, et ta alustab. Nad eile mängisid Mbappe, Tue oli see ja Dembele. See on väga jõhker. See oli väga tuumine nagu sats ja... Aga äkki need ongi nimed? Eile? Äkki ongi nimed? Teine? Aga kas Mbappel mitte ei ole, et kui Prantsusmaa nüüd kaugele välja jõuab, võtab selle Klose värava löömisrekordi üle või? Aga sa tõenäoliselt. Teda siuksed asjad huvitavad. Tal ei olnud väga palju puudu. 15 on Klose rekord, on ju. Ta oli 3-4 väravat teele. Jah, tal oli 9 oli EM-turniir, on ju sama palju kui Messi. Ma küsin ära, et kas te näete maailma, kus Prantsusmaa nagu flopib täielikult? Hetkel ei näe. Ma arvan, et on variant, kus nad lendavad päris varakult koju. No see, mida mina arvan Hispaaniaga, on ju. Arvad sina Prantsusmaa? 2010 alagrupp. Just, maailma vist. Ei, nad eid. 2010 nad eid, jah. Just. Ma arvan, et see variant... Maailma täiesti 2010 praegu. Aga 2010 nad olid ka suured favoriidid. Nad olid suured favoriidid, nad olid tiitlikaitsjad. See ei ole teine maailm, selles mõttes. 2010? Nad olid teiseks said. Finaalis kaotasid Itaaliale. Aga... Nad olid suur favoriit. Ja talent oli kõvasti. Just, aga ma arvan, et... Kellele? Ma arvan, et seal on elemendid sellest, et asjad lähevad käärima. Aga kui me räägime nagu meestest ja paberil olevast koosseisust, siis see on minu jaoks kõige kõvem koosseis terved turniiril. Muidugi. See B-sats Euroopas kvalifitseeruks 100%. Ei, no Prantslas pane grupp, pane see F-tiim ka edasi. Selles, et ei taha Eesti jalgpalli siin maa teha korra siin meie saates, aga pane Prantsusmaa viimane sats ja me saame ikka kotti kahjuks selle mängu. No nii on kahjuks, see Prantsuse tase on lihtsalt nii midagi enne olematut. Minu jaoks eile oli kihvt see, et neil on 2 ründajat pingil. Mateta, Turam. Kui sa oled kaotusseisus ja sul on vaja üks hetk muuta terve stiili. Sul võib see ära teha. See ei ole lihtne ühelegi tiimile nendega nagu seal toimub. Ei, kellegi ei ole. Aga kas see oli Deschampsilt viga, et Eduardo Komavinga jäeti välja? Ei ole. Ma arvan täiesti, ei ole midagi suurt. No ta ei ole mingi mäng, ta ei ole selline mängumees, keda sa nagu pead võtma. Ja kas või pingi pealt ta ikkagi on kvaliteetne, ta annab juurde. No ta pigem on Real Madridis asju ära rikkunud, viimasel ajal kui midagi head teinud. Minu jaoks Kone on parem. Kindlasti. Minu jaoks Kante, isegi kui ta mängib 20 minti on parem, endiselt. Ja kelle asemel sa siis, Zaire Emery on nende 3. keskvälja variant. No, mees, kes nagu ikkagi poolfinaalis tassis PSG keskvälja väga ilust. Nõus. Kuna meil juba Telebusser siin hakkab Vimkasi viskama, siis näitab, et meil aeg pressib peale. Meil on veel 3 alagruppi võtta, aga paneme alagruppi paika, Prantsusmaa esimene. No Senegal jah, Aafrika nii-öelda võitja Afganilt, aga ei ole. No Senegalist nii palju, et Sadio Mane jätkuvalt on suurim superstar seal. Neil on väga koosseis, neil on Eduardo Mendi väravas. Nad tulevad edasi kindlasti. Võivad Norraga raskustesse jääda selles grupis suures pildis. Lihtsalt teha, see ei ole ka kliimast oli kokkuvõttes. Aga ma arvan, Prantsusmaa esimene, Norra teine, Senegal 3, Iraan 4. Iraagist väga ja minul ei ole... Ei ole nagu midagi rääkida hetkel. Et loodame, et kõik jätame teistele poistele selle, kes tulevad selle mängu veel. Ja Ott alagrupp, valitsev valmistar Argentiina, Alžeeria, Austria, Jordaania. Tundub väga... Küsin kohe ära, kas Argentiina käis tiitlit?
kui ma arvan, mina ütlen ei kindlalt Ma ei usu. ja ma arvan, et ka flopivad. mis on halvemaks läinud? Messi on vanemaks jäänud. Vanus, Nii, seal ei ole ja- väga peale tulnud kedagi. No Julian Alvarez võtab kindlasti suurema rolli. See oli juba 4 aastat tagasi väga hea. Nüüd ta on veel parem, ta on veel parem. Selgelt. Lautaro on endiselt Aga ei ole Angel Di Mariat, kes ääre peal. Simeone töö No ei ole parem kui Di Maria. Enzo on parem kui siis. Enzo on kindlasti parem, kui ta oli varem. McAllister keskel. On korralik kaitseline. Endiselt hea värava. Seal on ju teine McAllister ka kaitses, on Jah. ju. Peaks olema. Kevin ja Alexis. No, Koosis on ikkagi, kui hakkad nüüd ükste pulki lahti võtma, tegelikult on ju väga hea meeskond. Vaata, see on see tiim, kus see, et Messi seal endiselt mängib, teeb teisi 15-20. muidugi, Messi on ju AO. Mehed tahavad võita tiitli jälle. Tema- Nad mängivadki tema nimel, see Rodrigo de Paul lihtsalt võitleb tema See mees andis terve Turvamees. karjääri ära. ja nüüd see oli ju, räägin mingisugust uudist, et Scaloni ütles ju välja ka, et tema teebki kõik otsused läbi Messi. Ja. Messi on põhimõtteliselt nagu kõrval. Kuigi teame Messi pärast 3 Copa America kaotusest, ta lõpetab koondise karjääri ära, aga näed, siis läks kõik üles. Vaata nagu LeBron, player, coach, No just. manager, GM, kõik ühes. Nii, ühesõnaga, kas Argentina kaitseb liidit või ei kaitse? Ma ütlen, et ei kaitse, Ma arvan poolfinaal. Pigem ei kaitse. Poolfinaal, ma arvan. aga 8 finaalis. Eile ütleme nii, et ma kaalusin. Aga kuulake nüüd, J alagrupi ja K alagrupi võitja mängivad omavahel 8 finaalis. Nii, Suure tõenäosusega on see Portugal-Argentiina. lüütavad Ongi välja. nii või? Seeniorite duell. See tuleb. Nii, aga Argentiina J alagrupp võidab. Ja paneme Joti paika. Jah, ja siis lähme edasi. Austria teine. Ja nõus. Alžeeria 3., Jordaania 4. Jah. Ma arvan, see on paigas. Sest see, ei ole Argentiinale ja Alžeeriale aastal. Äkki Jordaania teeb Saudi Araabiat panevad. No ei tee. Nii. K alagrupp, Kermo alagrupp, Portugali alagrupp. Äkki, okei, jah. Portugal. Mina näen, et nad tulevad maailmameistriks. Nemad mängivad nüüd CMM Ronaldo nimel. Neil on parim keskväli. Me võime praegu... Te võite kerge monoloog. No Neves, Vitinha, Bruno, parim keskväli Seal on üldse. see, et Argentiina mängib Messi nimel, aga ma ei tea, Portugal, kas nad mängivad nii Ronaldo nimel, see on nagu veits tundub Ronaldo natuke segab rohkem kui Messi. Aga see on CMM, kui nad peavad see tema nimel segab, mängima. no nad peavad mängima, aga Aga praegu viimased jutud on nagu olnud ka, et nad mängivad tema nimel nüüd. no jutud on kõik ilusad ja head. Aga 4 aastat tagasi seda ei olnud. 4 aastat tagasi Joao Cancelo rääkis, et ta ei tahaks üldse Ronaldo koos mängida. Minu jaoks on nii suur küsimärk see ründeliin Portugalil. Nagu sa mainisid, super keskväli, super kaitseliin. Aga kui su number 1 valikud on Pedro Neto ja Rafael Leao. Rafael Leao, kes sai punase kaardi nüüd ja nüüd on ohus võib-olla ta turniir jääb üldse võib-olla vahele. See hooaeg läks tal ikka väga... Kui me räägime, kui Pekki Pulisic'i hooaeg läks, siis Rafael Leao oli... Väga kehv. Ja Pedro Neto... Aga seal on veel valikud, seal on Trincao, seal on Conchao, seal on Joao Felix. Ei läinud paremaks. Joao Felix, jah. Sa pigem tegid selle nimekirja nüüd... Rahu. Aga keskväli on ju maailma parim. Kaitse super. Bruno... Nagu Ecuador, must hobune. Rahu. Ei, no mina näen, et... No Cristiano peab ära lööma, sest need Bruno söödud. Eile pani ju korraliku banaani, sa nägin mingit videot, kus peaga sai vabalt löögile pani. Aga lõi ühe vägelus ära ka, mille Bruno ilmselt sulu seis oli. Hüppevõimet enam nii palju ei ole. Ei, hüppevõimet on, aga täpsust enam pole sellel peal nagu nii väga. Oota, aga kui sa ütlesid, et Argentiina ja Portugal lähevad oma... 8 finaalis, kuna me oleme pidanud oma grupi. Ja pidanud selle raadus pool 2. Portugal meelega jääb teiseks. Laseb Kolumbial võita. No ei usu. Ma arvan, Portugal läheb all the way. Miks nad ei võiks mängima hakata? Muidugi kogu maailm tahaks näha ju Messi Ronaldo duelli, see oleks nagu... Ma arvan, me näeme selle viimase antsu ära. Me näeme selle viimase antsu ära. Vaat see on see klassikaline suur duell, kus tegelikult kõik teised mehed on olulisemad. Aga Argentiina puhul Messi on ikkagi jätkuvalt suurem kui Portugali jaoks Ronaldo. Nagu mänguliselt. Ronaldo roll on lihtsalt isiksuselt. Nagu isiksused erinevad, nagu Messi... Ja isiksused on mõlemad number 1 koonses. Aga ma räägin mänguliselt, kui palju Messi nagu seda mängu muudab Argentiinal, kui võrdes Ronaldoga Portugalil. Ronaldo siis peab kast ära lööma. Aeg-ajalt mulle tundub, et Ronaldo pigem segab Portugali. Võib olla küll. Kui annab juurde. Aga kes on parem? Gonzalo Ramos on parem kui Ronaldo. Ei ole parem. Kindlasti ei ole. Aga individuaalne meisterlikkus ei määra nagu kollektiivi. Ei, muidugi. Nõus kokkuvõttes küll. Rünnak oleks oluliselt liikuvam. Me oleme näinud ju tegelikult, minu jaoks Portugali number 1 nõrkus on mees Pukis. Roberto Martinez. Kui sa ütleks mulle, et seal on, ma arvan, et see nimekiri on päris pikk. Kui oleks treener Jose Mourinho? Nagu sa ütlesid, mitte ükski välismaallasest treener ei ole kunagi võitnud. Ei ole. Ei tule siit ka erinevust. Aga Brasiilial tuleb või?
kui Jose oleks puldis, siis jah. Ega ma arvan, Ronaldole Martínez väga sobib. No muidu ta ei mängiks. Muidu Martínez ei oleks Portugali koondise peatreener, kui Ronaldole ta ei sobiks. Et see on nagu... Et selline mees, kes midagi ei nõua. No just, et sa ei saa Ronaldole öelda, kuule. Kuule, mis sul vaja on? Toon mulle putsad. No ma arvan, et see ongi nii, et... Keda sa tahad kõrvale? No just, et Ronaldo, nagu Argentiinal Messi aitas valida, siis Ronaldo aitas ka Portugali, ma arvan. Aga muidu poleks Joao Felix Al Nasserisse läinud, kui tal poleks garantiid olnud, et ta saab koondisesse MM-ile ka, ma arvan. Et muidu jah, Felix tegi hästi Saudi Araabias, aga noh, olgem ausad. Jumal tänatud. Nii, K-alagrupp võidab Portugal, kas me oleme ühel meelel muidu? Kolumbia, James Rodriguez'il ka? Tema on täpselt see suur turniiri vend jälle. Ta kerkib esile seal, ta on jälle see, ta on see liider. Ma ei tea, kus ta üldse mängib praegu, ta on ju seal... Mehhikos oli kuskil vahepeal. See klubivärk sealt, vahepeal ta oli Rayo Vallecanos, aga ongi koondise mängud ja siis ta tõuseb. Ta on hea koondisest. Aga Luis Diaz on, kes mängib Kolumbial on väga hästi. Minu arust ülejäänud 3 tiimiga on see, et ükskõik mis järjestus sa mulle need ütleks, ma ei oleks väga üllatunud. No aga ma ütlen Portugal, Kolumbia, Kongo, Usbekistan. Husanov ei tassi. No las ta tassib Mooritsaga seal hiljem. Vaat kui hästi nad Hollandiga eile. Kongol Vissa hakkab tassima. Ja Johanna Vissa ja Bakambu seal ja Kongo ma näen etemad kui Usbekistan ja Kolumbia kindlalt teine. Aga mis Kongo etem on? Neil on ka ründaja, kes ei saa peale koduklubis, see on suur staar. No aga neil on teine ka, Bakambu, Betiisi poiss ju, see viia või. Ma lihtsalt nagu... Sa arvad, et Usbekistani see kompaktne kaitseliin nagu päästab? Ma isegi ei oska öelda, ma räägin. Ma ei oska mida, ega see Usbekistani kohta on... Liigid kõik, noh. Ei, väga võimalik, aga Portugal, Kolumbia edasi top 2. Jaa, pigem küll Luis Diaz on nii palju üle kõikidest teistest. Kas Portugali lagi? Mina ütlen maailmameister tiitel, mis teie? Lagi, ma ei tea, aga ootus on ikkagi tiitel, jah. See on ju... Martínez on saanud väga pikalt töötada. Alla poolfinaali on selge hävimine. Nõus. Alla finaali, noh. Ei, Portugal maailmameister oskas 6 siit. Nii. Oleks kihv tegelikult. L-alagrupp. L-alagrupp Inglismaa, Horvaatia, Ghana, Panama. See on üks põru, jah. No. Kui teie ütlesid, et Hispaania vara, sõna ütlesid Prantsusmaa, mina ütlen Inglismaa. Inglismaa põrub. Thomas Tuchel. Kas ta on Saksamaa imposter? Mulle ei meeldi, et Tuchel seal on, nagu ta ei sobi sinna. Ma ei tea, pane Tuchel kuskile Hispaaniasse. Aga ma tean üks mees, kes on kõrval, ütleb, et ta sobib ideaalselt sinna. Mulle ei meeldi. Ta kuidagi on. Nii, nüüd võtke see asi üle. Hästi vastuoluline. Nii, aga Lepson, miks sobib? Mis põhjusel ta toodi koondise juurde? Et ta tooks selle tiitli, et ta paneks tündel mängida. Et ta teeks otsuseid, mida kohalik mees ei julge teha. Just. Ta ei teed ära, et munadega otsused. Mängi tasemele, siis sa ei too teda. Aga John Stones, usaldusväärne isiks. Mis vahet on sul 4. keskkaitsel? Ma küsin, kes on Inglismaa keskkaitse tuua? Konsakehi. Nii, miks Vikaio Tomori ei ole piisav? Ta mängib seerias. See ongi faktor. Ta mängib seerias. Eelmine kord oli hea, seekord mitte. Ja, ma olen nõus. Ta ei ole kuidagi ohtlikum, kui on... Võtame veel need, kes välja jäid. Harry Maguire. No Maguire ei ole piisav. Ta tegi eluhooaja küll. Ta oli Beton. Kui ta ei ole 1-2 keskkaitsest, kes sul alustab, kes sa arvad, et ta on riietusel mille pluss? Ei, aga ma arvan, Maguire puhul oligi see, et jah, just, et ta mentaalne pool ei ole see õiges kohas. Vaata, mis ta tegi, kui ta esitas... Enne koondise avalikustamist, just. Ta juba jonnis, tal ema jonnis. Jaa, see ei ole okei. Aga kui sa oled 3. või 4. kaitse, mis sa siis turniiril teed? Just see, ma arvan, see on väga õige. Sa oled seal nagu riigi jaoks, kollektiivi jaoks, mitte sinu enda. Sellega Tuchel hammustas läbi. Ja ta tegi seda mitme venna puhul. Aga Trent on õige väljajätmine. Mitmes parem kaitse Trent oleks? Mina paneks ta esimeseks. Ta ei ole esimene. Aga kes siis on esimene? Chris on esimene. Trendil oli väga okei hooaja lõpp tegelikult. Ei, ta oli väga hea hooaja lõpp tegelikult. Aga jah, James on nagu ikkagi... Ma olen nõus, James on parem. Las James olla, aga võtta Trent kaasa. Ta ei ole pingil Trent, ta ei ole pingimees. Mis sul toimub riietusruumis, kui sul on Maguire, Shaw ja Trent? Livramento sa paned pingile, aga Trent sa ei pane pingile niimoodi. Vendadel on iga päev punases ja nad on kogu aeg kettas, et nad ei saa mängida. See ei ole hea varianti. Nõus. Aga sama on paljudel teistel positsioonidel. Ma arvan, Fodeniga on sama, ma arvan, Palmeriga on sama. Mehed, kes toodi, neil on väga selge, lihtne roll. 1-1, sul on Madueke Saka, üks sama roll. Sul on Gordon Rashford, üks sama roll. Roger Spellingham, üks sama roll. Seal on nagu selged joonised, selged raamid. Ma arvan, et kui iga aasta oodatakse, see aasta ei oodata, siis ma arvan, sealt võib nagu pulli tulla. Et luuavarsse pauka ei ära. Kas alagrupi võidavad selles? Kas Horvaatia on liiga vana? Ma küsingi see, et küsime niimoodi enne. Kas Inglismaa võidab MM-i? Ei. Ei, nii. Horvaatia puhul Luka Modric, viimane tants.
Lukat, ma arvan. ja aga Horvaatia meeskond, kes on tulnud 2 MM-il kolmandaks. Perisic viimane. Aga samas seal on noored peale tulemas, Josko Guardiola on ju. Ja, aga see on ka kõik põhimõtteliselt. Võib-olla, nagu aga see kollektiiv, võib-olla on see. Kollektiivina ma arvan on hea. 3. Alagrupi teine ikkagi. 3. Ghana 3. Ghana teine. Panama viimane. Ghana teine. Panama viimane. No nii. See, ma arvan, ja kuna meil aeg surub peale, siis meil tuleb siin väga hoogsalt sisu edasi. Tuleb veel erinev ennustusmäng ka meil, aga... Käime kiirelt üle võitjada. Ja, just. Nii. Ja viimane küsimus ongi, Tõnis Pärna, kes tuleb maailmameistriks 2026? Hispaania. Andre Epson. Brasiilia. Ja mina, Germo, ütlen, et Portugal. Ja tuleb jääda... Me saame omavahel kokku leppida, et Portugali keelt kõnelev riik. Just. Ja võib-olla hispaanlased tahavad ka sellesse pealt vaadata. Romaani keeled võidavad. Romaani mehed domineerivad, aga me oleme väga tänulik, et seda osa meiega vaatasite. Jälgige MM-i Go3-st. Kõik 104 mängu on Go3-s vaadatavad, nii et... Juba laupäeval uuesti, jah? Juba laupäeval uuesti. Kohtumiseni. Nägemist! Tšau!